Tere, minu nimi on Tom Skrzensk ja meie ees on filmiseeria autojuhtidele. Kas olete ka kuulnud, et Tšehh tunnistab pigem, et on halb armastaja, kui et on halb autojuht? Seetõttu ei julgeks ma kunagi õpetada autojuhtimise kunsti, kuid sooviksin keskenduda valmisoleku kunstile erinevateks ohtudeks, mida auto kasutamine meile võib tuua. Ja seda mitte ainult talveperioodil. Esimene osa on pühendatud täiesti põhialustele. Täpsustades, see on omamoodi talvine miinimum tavapärastele autojuhtidele. Teises osas vaatame rehvide põhilist hooldust ja rataste vahetust. Kolmandas osas käsitleme käivitusakusid ehk autoakusid ja nende hooldust. Nii et alustame. Sõiduki põhivarustus hädaolukordadeks on määratud määrusega, mis aeg-ajalt muutub, kuid igaüks meist võib pagasiruumis hoida veel mõningaid kasulikke abivahendeid, mis võivad toimida ennetavalt või päästena. See vabatahtlik varustus erineb loomulikult mitte ainult juhilt juhile, vaid ka sõltuvalt auto kasutamise kohast. Linnaliiklus seab ühed nõudmised ja hoopis teistmoodi peame varustama end mägedesse. Muidugi võib tänapäeval tugineda abiteenustele, kuid on palju meist, kes neid erinevatel põhjustel ei kasuta vähemalt. Seni, kuni oleme ammendanud kõik isetegemise võimalused. Isiklikult lisan talveks pagasiruumi veel alumiiniumist labida ja lumeketi. Mõnel korral on mind aidanud kanglints pika köiega. Omaette tänu Murphy seadusele toimivad need abivahendid ka ennetusena, sest kui need juba pagasiruumis ette jäävad, on suur tõenäosus, et te neid kunagi ei vaja. Aga proovige need mõnikord välja võtta. Alustame siis ennetamisest. Paljusid probleeme saab üsna lihtsalt ennetada. Näiteks ukse ümber oleva kummitihendi töötlemine. Silikoonöliga vähendab külgejäämise riski. Pihustatav õli on praktiline suurematele pindadele, kuid tihendite puhul soovitan õli esmalt riidetükile kanda ja seejärel tihendid sellega määrida. Muidu on õli igal pool ümberringi. Teine talvine klassika on jääkirme akendel. Kui te ei soovi proovida kindlaid retsepte jääkirme lihtsaks eemaldamiseks ja teil pole soojendusega esiklaasi, kasutage alumiiniumkihiga kaitsekatet, mis toimib suurepäraselt mitte ainult talvel jääkirme vastu, vaid saate seda kasutada ka ülejäänud aasta päikesekiirte vastu. 2 angakest on mõeldud kinnitamiseks ukse külge ja ärge unustage katet ka kojameeste alla lükata, et need klaasi külge ei külmuks. Kui teie esiklaas siiski külmub, on kasulik teleskoopiline kaabits, millega saate mugavalt ka keskele ulatuda, ilma et peaksite kere puudutama ja end määrima. Kaabits sobib ka teistele akendele ja integreeritud hari aitab lume maha pühkida. Loomulikult on olemas ka külmumiskindel vedelik klaasipesuritele. Neile, kes ei taha kontsentraati ette nähtud destilleeritud veega lahjendada, soovitan kasutada segu, mis talub kuni -20 kraadi ilma lahjendamiseta. Kuigi mõnel pakendil on valamisotsik, on seni kõige usaldusväärsemaks osutunud tavaline lehte. Ja mida suurem on ava, seda mugavam on valamine ilma, et kõik ümberringi üle voolaks. Kohustuslik talvevarustus hõlmab ka sobivaid rehve, mille mustri sügavus on vähemalt 4 mm. Selle kontrollimiseks võite kasutada digitaalset mõõtjat. Ise kasutasin vihikut, kuid selle pikkus sunnib teid kompromissidele. Eesmist ratast saab küll parema ligipääsu huvides pöörata, kuid tagumist peate mõõtma altpoolt. Mõõtja on kompaktne, nii et see mahub enamasti ka rattakoopasse. Ja mis peamine, saate seda alati endaga kaasas kanda. Kui räägime rehvidest, on hea regulaarselt vähemalt kord kuus kontrollida rehvirõhku. Pelgalt kontrollimiseks ei pea kohe tankla kompressorisse minema. Piisab väikesest nutikast manomeetrist ja alles rõhulanguse korral tegeleda täispumpamisega. On tõestatud, et valesti täispumbatud rehv tähendab selle eluea vähenemist ja kütusekulu suurenemist, aga ka sõiduomaduste ja sõiduki juhitavuse halvenemist. Nii et olge selle suhtes ettevaatlik. Talveperiood seab suuremad nõudmised käivitusakule. Selle eluea ja töökindluse jaoks on oluline õige laadimine. Sügavama teooria jätame eraldi videole. Neile, kes ei taha sellega liiga palju tegeleda, kuid on siiski kohusetundlikud, soovitan 2 abivahendit. Lihtne laadimistaseme, tester ja hoolduslaadija. Tester on küll primitiivne, kuid siiski on vaja järgida teatud protseduuri, et teada saada aku tegelik seisund või laadimissüsteem. Ei piisa sellest, kui see lihtsalt sigaretisüütaja pistikusse panna. Lülitage mootor välja ja jätke lähituled 1 minutiks põlema ning alles siis mõõtke. Tänu sellele avastate ka väsinud aku, mis küll laeb täis.
kuid isegi väikese koormuse korral langeb pinge palju ja aku ei suuda siis pakkuda piisavalt voolu käivitamiseks, eriti talvel. Kollane diood näitab, et aku on korras, kui põlevad samaaegselt kollane ja punane, on aku niinimetatud algstaadiumis kahjustatud, kuid võib-olla on tegemist vaid mõne kõrvaldatava veaga, näiteks vähese elektrolüüdiga. Ja alles punane diood. Üksi teatab, et aku on väga tühi. Olgu see siis kahjustuse tõttu või valesti toimiva laadimise tõttu. Ja just seda, kas laadimissüsteem töötab korralikult, saate teada pärast veerandtunnist sõitu või mootori tühikäigul töötamist. 15 minutit. Töötava mootori korral sisestage tester pistikupessa. Ja roheline diood näitab, et kõik on korras. Roheline koos kollasega viitab liiga madalale laadimispingele ja roheline koos punasega liiga kõrgele laadimispingele, mis kahjustab akut. Nagu ma mainisin, on mõnikord kasulik väike laadija, mis maksab vaid paar eurot ja annab just nii palju energiat, et hoida autoaku pidevalt laetuna. See täiendab energiat, mis kaob aku isetühjenemise tõttu. Seda on hea kasutada, kui teate, et teie aku on laetud ja seda ei kasutata pikemat aega. Siis võite olla kindel, et kui seda vajate, on see täielikult laetud. Te ei pea kartma, et see on akuga pikka aega ühendatud. Laadija ei lae seda üle. Vastupidi, see ei ole mõeldud tühjade akude laadimiseks ja seda ei tohi kasutada, kui autoaku pinge on alla 12,5 voldi. Ja viimane asi minu talvenõuannetest on tõelise hädaolukorra jaoks. See on päästematt, mis asetatakse rataste alla, kui jääte kinni lumme, aga ka mudasse või liiva. Matt on tõesti vastupidav ja raske, seega ei pruugi igaüks seda pagasiruumis kaasas kanda, kuid entusiastidele ja seiklejatele on see ideaalne. Ideaalne on, kui saate ratast veidi tõsta ja matti selle alla asetada. See eeldab aga, et teil on kaasas ka tungraud. Arvestades, et paljudes kaasaegsetes autodes pole enam isegi varuratast, on ka tungraud ohustatud liik. Aga ma näitan teile juba varsti ja ka järgmises videos rehvide hooldusest, et sellel on oma väärtus, isegi kui te varuratast ei kanna. Noh, ma lähen mati juurde tagasi. Kui teil pole iselukustuvat diferentsiaali või diferentsiaalilukku, vajate matti kulunud rataste alla, sest muidu ei haakuks ratas matiga, kui teine ratas libiseks. Ja kui te siiski otsustate tungraua kasuks, on üsna praktiline ja hea hinnaga komplekt, mis sisaldab lisaks kuni 2-tonnisele hydraulilisele tungrauale ka tugesid ja kiile. Need on kokkupandavad, nii et need mahuvad koos tungrauaga kenasti ühte kohvrisse. Rohkem räägime tungraudadest videos, mis käsitleb rataste vahetamist. Seega, head teed ja ärge vaadake meie videoid sõidu ajal. Kindlasti ärge unustage klõpsata tellimisnupul ja kellukesel, kui soovite saada teateid uutest videotest Unimaki töökojast. Tänan ka teie laikide ja asjalike kommentaaride eest ning ootan teid järgmises videos.